noortevõistlusel ei saanud võitjate nimistu tänavu täiendust. Tallinna spordihallis toimunud jõuproovil pani nimekaim väliskülaline Pavel Šurmei oma paremuse maksma esimese paarisaja meetriga, võites lõpuks 1000 meetri distantsi kõrgest klassist ajaga 2.41,9. 3-aastase pausi järel Tallinnas võistelnud valgevenelasel jäi enda võistluste rekordist siiski 2,1 sekundit puudu. Если честно, я немножко расстроен своим результатом. Я думал, что я смогу побить в этот раз рекорд свой 6-летней давности. Летом, когда мы готовились к отбору на Олимпийские игры, в тренировочном процессе думался, я его побил. Но это дома, а здесь все-таки на соревнованиях. Nagu eelmiselgi aastal oli tänavugi parim Eesti sõudja Tõnu Hendrikson. Olümpiahõbede aeg oli küll 4,2 sekundit Šurmei tulemusest nõrgem, ent ligi 2 sekundit parem kolmanda koha saanud Alvar Räägelist. Ma olen väga rahul, sest ma olen ju rahulikult treeninud, et tõesti vastu võtta palju, aga ma olen niikuinii, nagu ma ütlesin, vahe aasta, et selle kohta päris hea 4 sekundit isegi kus nõrgemini. Olen rahul, muidugi olen rahul, sellepärast, et esimene medal siin AFL meeste klassis ja aeg on viimase 3 aasta parim. Järgnesid lätlane Tairi Sadamaitis, Vladimir Latin ja 6. väsimatu Jüri Jaanson, kes sõidab juba homme Hiinasse endise treeneri Igor Grinko juurde. Jaansoni sõnul on tal vaja endas selgusele jõuda, kas uutele tippudele pürgimiseks jätkub tahtmist. Küsin oma vana treeneri käest nõu, arutame, vaatame. Saan seal, loodetavasti saan seal natukene segamatut mõtteid paika panna. Eks ma maikuus, ma arvan, otsustan, mis ma suvel teen ja suuremad otsused ilmselt sügise poole. Olen viimasel ajal üsna palju suusatanud ja aktiivselt aeroobset teinud, nii et tunnen, et jalg on ja keha on vähe, ei ole piisavalt terav nagu sellise lühikese otsa jaoks. Eesti sõudjate paremiks sõidab esimesse lõunalaagrisse märtsis. Juba homme teeb seda erandlikult Andrei Jämse. Sõudeliidu president Rein Kilk loodab 2009. aastal medalit nii maailma kui Euroopa meistrivõistlustelt. Eesmärkide elluviimiseks on Sõudeliidul kasutada tänavu 7,3 miljoni kroonine eelarve. See Valdo Kalmu allkiri ei ole saladus, ma loodan, et ka Valdo ei pahanda, kui selle välja ütlen, see 500 000, selleks käesolevaks hooajaks sõudmisel on see väga suur raha tegelikult. Ja mul on väga hea meel, et ettevõtjad ka keerukamatel aegadel ei ole sellist visioonitunnet kaotanud. 2 täna sündinud võistluste rekordist 1 püstitas naisteklassis esikoha pälvinud Kaisa Pajusa.